peame nõu akadeemikuga just siis laste tulevikust ja nende tervisest, sest meil on suurepärane õnn siin. Meiega on superspetsialist, seene- ja taimeökoloog akadeemik Maarja Öpik. Harutame siis seda teemat. Kas meie lapsed on siis ohus? Meie lapsed vajavad tervena üleskasvamiseks loodust. Eesti teadlased on leidnud seda, et lapsed, kes kasvavad üles niitude ja metsade lähedal, nemad on vähem erinevate haigustega kimpus, näiteks allergiatega. Lugesin just hiljuti Guardiani Briti ajalehte ja seal ka täiskasvanute kohta kirjutatakse, et inimesed, kes elavad rohealade ja sinialade lähedal, nende vaimne tervis on kuni 20% parem. Ja mitte ainult inimesed. Kõigile meile on vaja loodust, on vaja keskkonda. Meie toit kasvab mullal. Toit ei kasva surnud mullal. Põllumullad peavad olema elusad. Elusa põllumulla püsimiseks on meil vaja heas seisundis niitusid ja metsasid põldude ümber. Meie metsad, samamoodi puud kasvavad koos seentega mullas ja kui me viime läbi lageraie, siis võib juhtuda see, et me selle mulla ja need seened seal väga ära häirime. Meie vastsed puuseemikud, me paneme nad seenevabasse mulda ja nad on nagu lasteaias, kus ei ole kasvatajat, kus ei ole lasteaeda. Kas me tahame seda? Meil on kõigil vaja keskkonda. Aga ma ikkagi küsiksin, et siis te tahate öelda, et head lapsed kasvavad mulla peal. Head lapsed kasvavad mullaga. Head lapsed kasvavad natukene mudase porgandiga, natukene mudase maasikaga, mille nad on ise korjanud peenrast. Head lapsed saavad teinekord mudaseks ja see on neile, nende immuunsüsteemile äärmiselt hea. Samamoodi on kõigil meil teistel mulda vaja. Muld on kriitiline loodusvara. Muld on kriitiline ressurss, mis taastub väga aeglaselt meie kõigi terviseks, meie heaks majanduseks on tarvis head keskkonda. No mullaga seoses minule tuleb meelde ütlus, mullast oled sa võetud, mullaks pead sa saama, aga ega ju päriselt inimest mullast ei tehta. Aga mõtleme vähe. Muld on elus. Muld on elus ökosüsteem. Selle loovad seened, bakterid, pisimutukad mullas, mullal kasvavad taimed, toit, mida me sööme. Taimi söövad loomad. Inimene sööb taimi ja loomi. Inimene on kogu selle süsteemi osa, loodusökosüsteemi osa. Me võime öelda, et ilma mullata ei ole ka inimest. Meil on vaja mulda, ökosüsteemi, tervet keskkonda inimesele, majandusele, riigi turvalisusele.